Tere teile siit Filippiinidel. Nagu te näete, on tänavad täiesti auto- ja inimtühjad ja ka põhjusega, sellepärast et see tuul on väga metsik. Me oleme Cebu linnas ja meie õnneks ei saa seda kõige hullemat orkaani, mille nimeks on Yolanda pandud. Aga meie saame sellest orkaani pöörisest just selle tuule osa, mis jääb siis nagu üle. Aga mis me siis siin teeme? Me oleme varjunud ühte Diamondi nimelisse hotelli, sest Diamond tundus piisavalt kõva olevat. Kuidas siin on valmistatud ette? See on hotellil seotud nööridega kinni, nende ees on lauad ja ka mõnikord on läinud elekter ära. Vastashotell on kaitstud juba oma sisse- ja väljasõiduteid liivakottidega, sest Yolanda peaks olema vähemalt selle Cebu linna 23 aasta kõige tugevam orkaan. Ehk siis me hakkame ootama ja vähemalt ei ole öeldud, et see nüüd täna otsa lõpeb. Kindlasti paar päeva läheb ära. Tänavad on tühjad, mis viitab sellele, et ka on lapsed juba eilsest koju saadetud koolide toimu. Poemüüjad on öelnud, et väga kõrge ostutase on olnud eilsel päeval ja kõik selle orkaan Yolanda pärast. Meiega on praegu siin kõik väga hästi.